Tere! Nagu juures olevalt pildilt võib näha, hakkab sündima jälle midagi siin õmblusmasina taga. Kuna kohe-kohe on kevad meie ukse taga ja ilmad lähevad natukene soojemaks ja ega see suvigi kaugel ei ole, siis ammu on mulle juba ette heidetud, et miks ei ole mul rannakotti. Ja natukene surfates internetis leidsin sellise keskmise mõõduga rannakoti, tegin mõned mõõtmised, visandamised ja juba järgnevas videopooles näete siis, kuidas valmib üks rannakott. Nii. Kaamera ette on seatud paika siis uhked kangad. Kott siis tuleb ise punast värvi. Ma usun, et sellistele võimekatele ja ägedatele naistele väga sobiv värv. Ja koti sisu teeme sellise hallitooni ja koti sisusse tuleb veel 2 väiksemat lukuga sahtlikest, kuhu saab panna näiteks rahakoti hoiule või mobiiltelefoni. Üritan teha siis sellised 15 korda 15 sentimeetrit või 15 korda 20 sentimeetrit taskud sinna sisse. Eks te videost näete, kuidas me neid sinna sättima hakkame. See tasku õmblemine ei ole üldse raske. Kõige raskem on selle luku õmblemine sinna. Aga seda juba edaspidi. Lisaks panen sellele kotile peale luku, ehk siis ta on suletav. Ma küll ei tee sellist nii-öelda koti sisest lukku, et selleks kulub esiteks natuke rohkem aega ja see on natukene töömahukam. Ma pigem nagu teeks sellise lihtsa rannakoti, kuhu saab panna sisse ujumisriided, käterätiku, päevituskreemi, veel midagi, kõrvaklapid näiteks. Ja oleks teda hea mugav kaasa võtta. Nii et tuleb selline pealmine lukk, mis siis tagab selle, et kui kott peaks ümber kukkuma, asjad välja ei kuku. Need nii põhidetail kui ka siis see voodri sisu, nende suuruseks on siis 80 korda 40 sentimeetrit. Ehk et see kott võiks tulla umbes põhjamõõtudega 30 korda 10 sentimeetrit ja kõrgus ka umbes 30 sentimeetrit. See on päris suur kott. Nii, need koti materjalidest oleme rääkinud. Sangadeks punasele kontrastiks kasutan siis valget 30 mm rihmapaela. Ja see on piisavalt tugev, et sinna kotti saab ka vajadusel, kui näiteks on tugev tuul rannas, siis ühe hantli peita. Ja see peaks selle vastu pidama. Siit tulevad siis 2 sanga. Ega nüüd rohkem midagi ei ole, kui hakkan siit veel lisaks erinevaid asju välja mõõtma, siia sellele kangale peale märkima ja läheb juba vuristamiseks. Nii nagu eelmises videos, kui me tegime ühte molletaskut, kasutasime polüester materjali, siis kahjuks mina ei ole endale soetanud peale polüestri mitte midagi. Ja seekordki tuleb selline hästi õhukene mõnus polüester. Niidiks jälle number 80 niit, sest minu vana hea türkopp kahjuks jämedamaid asju ei söö ja see 80 niit on väga sobilik. Siin on 6 mm lukk 2 kelguga ja sellised pisikesed lukukesed siis taskutele. Aga hakkame pihta. Märkisin nüüd siia peale siis need mõõdud, kuhu mul hakkavad need rihmapaelad kinnituma. Ühele poole on märgitud, ega siis midagi muud ja üle tuleb ka teisele poole.
kotti märkida. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et kangal on nii-öelda pahem pool ja parem pool. Minul on siit hästi aru saada. Mõnedel kangastel see kahjuks nii hea ei ole. Ja juba mäletan oma ema ajast, kui tema minule erinevaid asju õmbles, millega sai nii koolis käidud kui ka õues poistega müratud, siis väga hea vahend on kriit. Ma kasutan ka tihti valget markerit, aga kuna ma täna õmblen siia peale poole ehk siis paremale poole kangast, siis kahjuks seda markerit pärast eemaldada on keeruline. Kriiti aga väga hästi. Rihmapaela olen ka jälle ühe varem valmistatud koti pealt ära mõõtnud ja mina siis teen sellised päris pikad sangad. Selle jaoks, et seda kotti oleks mugav üle õla panna ja siis ranna poole või näiteks kas või ka ujulasse minna. Minu rihmapaelad saavad 85 cm pikad. Mõni vaataja võib mõelda, et 85 cm see on ikka päris palju, et mõne inimese ümbermõõt on lausa nii suur. Aga tegelikult nende kottidega on alati see häda, et kui siia peale poole nüüd õmmelda, siis 10 cm siit maha, 10 cm sealt maha ja siis lõpuks on selline tavaline väike kotisang ja ei saagi seda üle õla panna. Et siin peaks jääma piisav varu ja mis on kindlasti hästi oluline, kuna tegu on jälle polüester materjaliga, siis anda talle natukene kuuma ja saab need servad ära sulatatud, kuna mina ei kasuta jälle kuuma nuga. Üldiselt tuleb ka natukene ettevaatlik olla, et see pass kõrvetab. Aga toimetades tasa ja targu pole väga hullu. Kuna see kott läheb minu pere kasutusse, siis ei pea ma muretsema selle eest, et keegi võib-olla vaatab viltu. Et ma kogu õmblusprotsessi juures kasutan punast niiti. Et loomulikult, kui teha kellegile kingituseks või midagi sarnast, siis võib-olla peab natukene õmblusetapid läbi mõtlema. Nii, nüüd on vaikselt siin selle kaadri taga valminud siis mõlemad käepidemed ja peaks olema selline üpriski mugav kanda. Ja nüüd siis jätame korraks selle koti poole rahule ja asume tegema siis sisemisele kanga poolele väikseid taskuid. Kuna minu kotil tuleb ainult õmblusvaru kerge, nii 1 sentimeetri jagu ja siis panen siia kohe luku äärde, õmblen ühe nagu õmbluse peale või ühe sama kauguse peale
ja lukk hakkab peale poole jääma, siis ma saan kasutada võimalikult palju oma koti nii-öelda küljesisu ja teha see luku osa siia suhteliselt ülesse. Selleks aga, et lukk jälle keskele tuleks ja et ta ei oleks kuidagi kaootiline, siis mõõdan ära teatud kaugused. Nüüd nende taskute puhul on siis see, et tuleb teha siia keskele väike sisselõige, siis saab panna käärid siit juba mööda ette antud joont lõikama. Siis siia viimasesse otsa tuleb teha selline kolmnurk lõige. See siis tagab nüüd selle teile, et kui te siia luku õmblete külge, siis need otsad jäävad ilusti sinna sirgelt ja saate luku nagu ringiratast kinni õmmelda. Nii. Nüüd viimane kord jäi pooleli sellest, et lõikasime valmis augu, kuhu siis tuleb lukk õmmelda. Selle me oleme nüüd ära teinud. Nüüd lisaks siia teisele poolele tuleb õmmelda ka siis see kott ja ma teen jälle selle natukene videoväliselt, kuna minu arust nii palju, kui ma neid lukke olen või neid väikseid sisemisi kotte olen pidanud tegema, siis need on nagu kõige raskem protsess. Et see kunagi ei õnnestu. Ma loodan, et mida rohkem neid teha, seda rohkem hakkab neid õnnestuma ka. Nii. Ja nüüd on siis nii-öelda eetriväliselt, videoväliselt siis olemas väike kotikene, mis siis läheb ühele poole ja samasugune asi nagu siin tagaküljel. Sellise teen ma siis nüüd ka teisele poole seda kangast. Märgin ära siia jälle mõõdud ja õmblen selle samamoodi väikse taskukese sinna, kuhu saab siis autovõtmeid, mobiiltelefoni, midagi sellist, mis võib-olla peab natukene luku taga peidus olema. Ega see kott ju mingi seif ei ole, aga vähemalt ei kuku välja. Nüüd natukene alati on hea ju see, et kui sa ei oska, uuri järgi. Nüüd, mis ma nüüd natuke teistmoodi tegin. Nagu te näete, on mul siin auk õmmeldud äär ära ja mul ei ole veel siin lukku. Seda väga lihtsalt põhjusel, et ma nüüd natukene vaatasin meie head YouTube'i kanalit ja avastasin sealt, et ma eelmise taskuga tegin veidi valesti, aga see kuidagi muuda tasku funktsionaalsust. Nüüd ma katsun seletada ära siis selliselt, et kui te soovite teha endale lukuga taskut, siis valige piisavalt suur tükk tasku jaoks. Minul siin allpool on piisavalt suur tükk selleks. Siis märkige sinna peale siis nii suur lukukoht, kui te soovite teha. Asetage ta siis parempool ja parempool kokku siia selle pealiskatte peale, kus poolt teil peaks siis avanema see lukk. Joonistatud siis nii-öelda avause mõõtudelt õmmelge ta kinni.
siis lõigake keskelt lõhki, nii nagu ma lõikasin eelmise. Siis võtke see siit pealt poolt ja suruge läbi selle augu siia tagumisele poolele ja õmmelge siit pealt poolt uuesti see auk nii-öelda ääristage ära. Nüüd on teil see, et te võtate oma luku. Minul on siin selline lukk. Nüüd selle luku panete siia auku. Vaatate, et tal oleks piisavalt ka otsa ülekatet, et te saaksite sealt selle kinni õmmelda. Ja õmblete siis vastavalt sellele õmblusele, mis te juba tegite, õmblete ta uuesti selle luku siia siis oma tasku külge kinni. Kindlasti tuleb tähele panna seda, et see avavus, kui ta on liiga väike, siis see lukk ei taha teil olla täpselt selle koha peal, kus ta võiks. Ja alati nende lukkudega on see nali, et nad sinna täpselt minna ei taha, kus teie soovite. Nii et selles mõttes peab olema hästi tähelepanelik ja kindlasti hoidma neid kõiki materjale siis ühe koha peal paigal. Nii, ja ongi lukk küljes. Nüüd siin tagumisel küljel on ka seda lukku näha. Kui teile tunduvad, et need luku otsad on nagu piisavalt pikad ja hakkavad teid segama, siis loomulikult käärid kätte ja lõigake nad maha. Nüüd edasi on vaja see tasku kokku panna. Vaatate omale piisava suuruse ja saate siis siit ringi ratast ta oma õmblusmasinaga kokku lasta. Ja nüüd, kui on õmmeldud see tasku kokku, siis loomulikult kõik üleliigne on lisakaal, nii nagu autospordis öeldakse. Ja selle saab rahulikult kääridega ära eemaldada. Seda meil ei ole enam siia vaja. Kindlasti pange tähele, et ei lõika oma õmblusi puruks. Ja kõik, mis siin on, läheb prügasti. Nii, ja nüüd peaks olema siis täiesti nii-öelda funktsioneeriv tasku. Nii, nüüd on meil olemas nii taskutega sisemine pool kui ka siis välimine pool, kus on esialgu küll ainult külge lastud käevidemed, aga see ei takista meid mitte kuidagi. Ja nüüd siis tuleb panna selliselt kokku, et need pahem ja parem pool satuvad omavahel niimoodi ilusti. See tegelikult tähendab seda, et me paneme mõlemad paremad pooled kokku ja õmbleme need servad kinni. Kindlasti tuleb jälgida seda, et ta teil kuidagi viltu ei hakka kiskuma.
nüüd viimase serva jätan natukene lahti. Kuna ma tean, et mu kangas on 80 cm pikk, siis ma märgin ära siia keskkoha. Nüüd enne kui ma selle veel ühe pika serva kinni lasen, ma muran ta pooleks. Vaatan, et ta oleks ilusti ühtlane. See tähendab seda, et ikkagi servad hakkaksid ilusti kokku. Selleks, et nad koos püsiksid, saab kasutada klambreid. Nii, siis ma näen, et mul on ilusti täpselt nüüd keskel. Nüüd ma mõõdan siit siis ühe ruudu välja, mis on siis 5 korda 5 sentimeetrit. Ja ma lõikan ta siit kotist välja. Nii, vahepeal siis olen suutnud sellele kotile teha nii-öelda ringi peale. Ta õiget pidi nüüd keerata ja nüüd algab siis veel selle koti nii-öelda kokku õmblemine. Tundub, et olen mõnede nii-öelda õmblemiste puhul siin natukene ussinud. Aga see ei ole üldse nagu selles mõttes oluline. Ta näeb päris ilus välja. Ja siin nüüd tuleb natukene vaeva näha, kuna need pahem ja parem pool siin hästi nagu ei taha istuda, siis tuleb neid siit välja nüüd kookida. Aga nüüd pole midagi. Kott tagurpidi, ringiratast välimised õmblused kinni. Ja siis hakkame vaatama seda luku osa, et kuidas saame luku külge.
Nii, selline väiksem rannakott. Noh, alati saab suurema teha. Kindlasti nüüd olen eksinud, ma vaatan kohe siin. Jah, et selle põhja arvutamisega natukene läks nüüd nässu. Aga sellest ei ole mitte midagi. Seda kotti saab kasutada. Ja nüüd viimane etapp, mis nüüd tuleks teha, on siis tuleks see punane lukk ilusti siia kinni saada. Ja kuna see lukk nüüd läheb siia peale poole ja ta ei ole päris servast serva, siis ma arvan, et ei ole vast väga hullu. Nii, see lukk nüüd läheb siia serva ja tuleb ta siis õmmelda selliselt, et ta on siin natukene nagu üle. Ja ma ei alusta päris seda õmblemist siit liitekohast, vaid natukene eemalt. Ja siis ta jääb pärast lõpus siit natukene üle. Ja siia paneme siis ilusad punased otsad veel. Nii, nüüd on siis õmmeldud lukk siia külge. Nüüd on jäänud veel see, et luku otstesse tuleb otsad teha ja siis saab seda ilusti siit kotti lahti. Nüüd kõigepealt ma vaatan seda, et üks pool on pikem kui teine ja eemaldan siit üleliigse nii-öelda. Siis mul on siin 3 sentimeetri laiust rihmapaela. Võtan selle rihmapaelast siit 2 jupikest. Ei pea olema väga pikad, umbes 5 sentimeetrit pikad, siis on mõnus, saab sellised tugevad otsad teha. Kindlasti vajavad need üle kuumutamist, üle põletamist, et need otsad lahti ei hargneks. Ja siis on näiteks asja, et ma pean pooleks. Nüüd natukene on vaja neid luku ja teda liidepoolde tulla keerata, et see ilusti sisse saaks. Ja siis hästi ühtlaselt kõigepealt siis. Ja täiesti piisav sellise ühekordse õmblusega, sest et siit ei tule niikuinii midagi nagu üle. Et kui see nüüd see lukk siia vastu tõmmata, siis ta täpselt nii palju lahti ongi. Kuna tegu on siis ikkagi rannakotiga, siis nii ta jääb. Ja täpselt samamoodi teisele pooleks ja siia lukule peale. On ka see ots olemas. Saab lukud lahti tõmmata. Siin on väikesed sahtlid sees, kuhu saab panna mõningaid asju. Ja ma arvan, et siia sellesse kotti mahub päris mitu asja sisse. Nii et selline ta sai. Loomulikult kõigi selliste õmblemiste juures, kui õmblusmasin ei ole kõige uuem, siis alati on neid niidiotsi hästi palju ja neid siis saab siit tükk aega eemaldada selles mõttes, et alati, kui sa koti kätte võtad, siis sa leiad sealt selliseid lahtiseid niidi
otsi. Nii, viimaseks asjaks on veel mul siin paar lisadetaili. No, kas neid just vaja on, ei oska öelda, aga näppu nad mul ennest jäid. Sellised ägedad punased otsad veel siia ja ongi meie rannakott valmis. Aitäh, et vaatasite. Ma loodan, et mõnest näpunäitest oli ka kasu ja sellised asjad on ainult puhas isetegemise rõõm. Ole hea, pane sellele videole kindlasti pöial ja kui vajutad ka kanali juures telli, siis tulevad YouTube'ist juba algoritmi kasutades minu järgmised videod sulle esile. Aitäh, kõike head!